Täna saad teada, miks mõned inimesed jõuavad rahalise heaoluni, teised aga mitte. Ise kui nad alustavad täpselt samast kohast. See on üks neist integreerivatest teemadest nagu tegelikult rahamaailmas pidevalt, mis võib sind häirida, sest see lükkab ümber kõik need mugavad vabandused, mida paljud meist endale räägivad. Ja kellele meeldiks olla mugavustsoonist välja kistud? Ega väga mitte kellelegi. Aga tead, mis on kõige huvitavam? See, mis ma jagan, pole eriline saladus. See pole mingi keeruline strateegia. See on midagi, mida igaüks saab teha, aga väga väike protsent inimestest teeb. Mina olen Vallo Arumäe ja sa oled Starfish Academy kanalil, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Ja seda sellepärast, et saaksid teadmised, et ise astuda reaalseid samme rahalise heaolu ja miks mitte ka rahalise vabaduse poole. Olen ise rahaliselt sõltumatult elanud juba umbes 14 aastat, see tähendab, et valin igal hetkel ise, kuhu oma aega panen. Ja just selliste videote tegemine on üks mulle meeldivatest tegevustest. Et võimalikult paljud inimesed mõistaksid, et rahaline heaolu on tegelikult kõigile võimalik. Kujuta ette kahte inimest, Mart ja Anna. Mõlemad on, 30-aastased, töötavad samas ettevõttes, saavad seda sama palka. Aga 5 aasta pärast teenib Anna 3 korda rohkem kui Mart ja on teel rahalise vabaduse poole. Mart aga kurdab endiselt, et palk on väike, elu on raske, maksud on kõrged ja selliseid lugusid on suurkorporatsioonides väga palju. Mis siis tegelikult juhtus? Üks neist jäi oma mugavustsooni, teine tegi aga midagi täiesti teisiti ja tal oli täiesti teistsugune eesmärk. Nüüd küsi endalt, kui sa jätkad täpselt samamoodi nagu praegu, kus sa 10 aasta pärast oled? Ja see on üks neist kohtadest, kus võid video korraks ka pausile panna. Vaatame konkreetset näidet. Oletame, et sa teenid praegu 1500 eurot kuus netona. Ja sa tead, et sa peaksid investeerima, aga see tundub, et sul ei ole raha, mida investeerida. Siin on aga tõde. Sul on täpselt need valikud, mida sa endale ise lubad. Näiteks Netflix, Spotify, muud teenused umbes 40 eurot kuus. Lõunad väljas 100 eurot kuus. Impulsiivsed ostud 150 eurot kuus. Uus telefon igal aastal järelmaksuga 50 eurot kuus. Kallim, suurem ja võimsam auto, kui sul linnas elades vaja läheb, umbes 400 eurot kuus. See on juba üle 700 euro, aga sa ei saa investeerida 100 eurot kuus. Või võtame karjääri. Ma ei saa paremat tööd, sest mul pole haridust. Samal ajal kui Anna õppis õhtuti programmeerimist ja tegi tasuta projekte, käis võib-olla networking üritustel, kuigi see oli tema jaoks ebamugav, kandideeris töökohtadele, milleks ta polnud 100% kvalifitseeritud. Ja mis oli selle tulemus? 3-kordne palgatõus 2 aastaga, mitte sellepärast, et oli geenius, vaid sellepärast, et oli valmis olema ebamugavas olukorras. Ja võtame ettevõtluse. Mul pole äriideed. Samal ajal, kui Mart istub kodus ja mõtleb ideaalset äriideed, on keegi teine alustanud väikese teenusega, võib-olla Facebookis, õppinud läbi vigade, kogunud oma esimesed kliendid ja kasvanud orgaaniliselt. Täna on tal toimiv äri, mis toob lisasissetulekut. Mitte täiuslik äri, aga siiski töötav äri. Siin ongi see põhipoint. Rahaline vabadus pole tehniline väljakutse. See on psühholoogiline väljakutse. Sa pead olema valmis õppima asju, mis tunduvad algul keerulised, tegema vigu ja ka neist õppima, taluma ebamugavust, võtma kindlasti kalkuleeritud riske ja olema see, kes teeb teisiti kui ülejäänud inimesed. Ja mis kõige tähtsam, sa pead alustama enne, kui sa tunned, et sa oled valmis. Sest väike uudis on see, et sa ei tunne end pea, et kunagi valmis, alati on mingi aga, eriti kui asi puudutab raha. Alusta tasapisi, aga alusta. Et sinu sisse juurdunud mustreid veidi lahti murda, siis siin on üks lihtne harjutus sulle. Kirjuta üles 3 asja, mida sa tead, et sa peaksid tegema, aga seda ei ole mugav teha. Mis on halvim, mis võib juhtuda, kui sa neid asju hakkad tegema? Ja mis on ka parim, mis võib juhtuda, kui sa neid teed? Enamik inimesi avastab, et halvim pole tegelikult üldsegi nii hull, aga parim võib muuta päris palju. Tahan sulle ka ühe väljakutse anda. Vali üks asi oma nimekirjast ja tee see ära järgmise 24 või hiljemalt 48 tunni jooksul. Mitte järgmisel nädalal, mitte järgmisel kuul, mitte siis, kui õige aeg tuleb, vaid järgmise 24-48 tunni jooksul. See võib olla mis iganes. Investeerimiskonto avamine pangas või mõnes äpis. Esimene online kursuse ostmine. CV saatmine oma unistuste töökohale, äriidee arutamine esimese potentsiaalse kliendiga või siis mis iganes muu asi, mis sulle ebameeldiv tundub. Ja anna kommentaarides teada, mida sa ära tegid. Rahaline vabadus ei ole lotovõit, see on teekond, mis nõuab sinu mugavustsoonist väljumist. Aga hea uudis on see, et iga kord, kui sa astud oma mugavustsoonist välja, siis see mugavustsoon laieneb. Ja see, mis tundub täna hirmutav, on homme sinu jaoks uus normaalsus.
aitäh, et sa kuulad ja kaasa teed. Järgmises videos juba järgmised teemad, aga ikka raha investeerimise ja ettevõtlusega seotult. Vajuta subscribe nuppu, et seda mitte maha magada ja näeme juba varsti.